hei, me oleme Kirsid ja täna me teeme chillit. Ehk tere tulemast kuulama Kirsi Chilli podcasti. Ja tänane episood on midagi uut. Me ei ole sellist stiili varem teinud. Võib-olla taustainfoks anda siis see, et me... eelmises episoodis ma rääkisin meie uuest formaadist ja see tänane episood läheb siis selle nii-öelda formaadi alla, kus meil on natuke vabam, kus me räägime, õpime üksteist paremini tundma ja seekord me teeme 73 küsimust siis Mariaga. Wow, ma olen nii excited. Ma olen kuulanud... Elevil, vabandust. Ma olen kuulanud Alicia Marie Remi Cruise'i seda Pretty Basic podcasti, nende 73 küsimust mõlemaga ja see oli nii vinge. Aga oliks see, et me tegelikult tulime alles täna selle idee peale, sest me planeerisime teha lihtsalt nagu eluuenduse, aga siis me jõudsime siin järeldusele, et me koha pealt ei suuda piisavalt palju asju välja mõelda, et nagu terve episood sellest teha. Nii et me mõtlesime, et me teeks seda. Aga... Plus eelmine episood Arturiga just oli ka eluuendus, meil oleks 2 järjest olnud. Sarnane. Aga nüüd ma nagu annan teile teada, et ma ei ole neid küsimusi näinud, ma ei mäleta absoluutselt, mida küsitakse seal, sest kuigi ma olen neid mõlemad need on natuke erinevad, kas neid variatsioone nii palju me guugeldasime, võtsime lihtsalt esimese lingi nagu, ja, et nagu lihtsalt annan märku, ma ei ole jõudnud nendeks ette valmistada, nii et kõik lemmiku küsimused, mingi lemmiklaul, nii ma panen need, mis mul hetkel on. Minu jaoks on lihtsalt oluline teada anda. Okay. Ja ma ütleks, et ma olen suhteliselt kindel, et see formaat tuli siis YouTube'ist, sest ma arvan, et Vogue ongi ju see, kes alustas neid ja teeb tavaliselt kuulsustega just videona, kõik nagu ühe lõiguna ja siis nüüd see on ka podcastidesse üle kandunud. See on minu meelest nii lahe, sest need küsimused on kõik nii erinevad ja see ongi nagu hea lihtne viis kedagi paremini tundma õppida ka tegelikult, sest kuigi ma olen väga avatud, siis ma ei ole ka enda kanalil kõikidest asjadest nagu lõpuni rääkinud ja võib-olla on podcastis ka kuulajaid, kes nagu mu kanalit ei jälgi või mind mujal ei näe. Ja kuna me täna teeme siis Maria, kes on uus saatejuht, siis saate kiiremini teda tundma õppida ja siis järgmine kuu teeme minuga sama asja, aga vahepeal tulevad paar muud teemat ja et see ei läheks liiga nagu üksluiseks. Näiteks homme me juba salvestame ühe külalisega, ma arvan, see tuleb väga hariv ja siuke väga praktiline episood, seega kindlasti nagu pangend valmis. Panen oma pintsaku selga homseks episoodiks. Täna, kes YouTube'is vaatab, näevadki, et me oleme täna dressides väga vabalt, see on hästi chill episood, meil pole meiki. Nagu... annan märku, kui keegi vaatab YouTube'is, siis mul on siin plekk, aga kui te näete, ärge kellelgi öelge, sest juhtus kogemata. Mul oleks kaste sinna kogemata enne salvestamist peale. Pole hullu, keegi ei pea teada saama. Nii, aga ma siis võtan küsimused lahti. Ma muidu vahel olen selline inimene, et ma ei suuda kohe otsustada, aga täna ma üritan panna ennast sinna nagu mõtteviisi, et pane lihtsalt esimene, mis tuleb. Täpselt nii, seega oled valmis? Jep. Teeme seda tähelepanu. Ei, see lisab nii palju hinget, ärme tee, lihtsalt pane esimene küsimus. Okay. Need on kõik inglise keeles, aga ma hakkan nüüd eesti keelt tõlkima. Ma loodan, et ma leian kõigile head eestikeelsed vasted. Jep. Milline on sinu lemmikaeg päevast? Ma ütleksin, et õhtu, ma arvan. Kas me teeme koos põhjendustega ka või? Nagu ma põhjendan ka, ma proovin mitte väga pikalt, aga lühidalt ja ma arvan, et õhtu nagu siis, kui mul ei ole väga palju asju teha ja ma sain niimoodi chilli õhtu teha, panen vaikselt oma tuba peab korras olema ja siis mingi... rahulik ja lõõgastav. Ja siis sa Netflixist oma mingi lemmikud sarja vaadata. Kas me küsime kohe, et mis su mingi praegune sari on? Kas seal on mõni siuke küsimus? Ma ei tea, ma alles hakkan läbi luga, ma ei ole jõudnud 7 fun fact, hetkel ma vaatan Insatiable'i, ma ei tea, kuidas see eesti keeles on, aga see on üks sari, ma ei tea, kas sa oled näinud seda või? Paks tüdruk saab penikseks, hakkab missivõistlustel võistlema, ühesõnaga üks hästi naljakas sari. Ja see tundus just nagu mingi draama või? Ta on pool komöödia, pool draama, siuke miks, natuke kõike. Väga äge. Nii, milline on su suurim nõrkus? Oi, väga üldine küsimus. Ma arvan, et esimene, mis mul pähe tuleb, on võib-olla see, et ma vahel suhtun inimestesse eelarvamustega. Ma väga üritan sellest lahti saada, aga see on minu selline natuke sisse juuritud kahjuks. Et minu jaoks see nagu vahel mind huvitab liiga palju, mida teised oma eluga teevad. Või et nagu ma pean endale mõningatel aegadel nagu meelde tuletama, et nagu Maria, sa tegele oma asjadega. Julgen tunnistada. Ja nüüd kohe vastand küsimus, et mis on su suurim tugevus? Suurim, ma tõlgin liiga otse. Mis on su parim tugevus? Nagu üks su tugevusi, ütleme niimoodi. Ma arvan, et ette planeerimine ja kogu see kohusetunne, et nagu kui meil on mingi projekt näiteks sõpradega, no kas see mingi kooli asi, siis ma olen alati see, kes võtab juhi positsiooni ja saab asjad nagu tehtud ka. Ma ei teagi, kas see on kohustundlikkus või järjekindlus või, nagu, või sihikindlus. Töökus, täpselt. Nii,
Milline on olnud suurim õppimiskogemus? Õppetund? Jah, õppetund. Ma nagu tegin lihtsalt sõna-sõnad, sa pane nagu loogilis. Milline on suurim õppetund elus või? Jah. Või no see ei elud lihtsalt üldse, mis sul tuleb meelde mingi üks suurimaid näiteks. Okei, ma arvan, et seda ma õppisin oma isalt kusjuures, aga see on võtta väga deep, aga võtta väga sügavamõtteline, aga et tuleb võtta kõik inimesi sellisena, nagu nemad on. Ja ma natuke põhjendan, nagu mul oligi see probleem, et mul oli üks väga kauaaegne sõbranna, kellega lihtsalt nagu asjad ei olnud enam nii, nagu nad alati olid olnud, aga midagi polnud valesti, lihtsalt nagu tema läks suhtesse, tal olid omad asjad ja mul olid omad asjad ja siis nagu läbi selle kogemuse ma õppisingi, et sa pead võtma kõiki nagu nad on ja kui keegi, nagu kui sinul on tunne, et sinu jaoks on keegi väga lähedane ja sina tema jaoks ei ole, siis nagu proovis olukord lahendada ja kui tõesti ongi nii, et sina tema jaoks nii lähedane ei ole, siis võtagi teda niimoodi, sest siis sa ei sea nagu liiga suuri eeldusi inimestele ja siis sa ei pea ise nii palju pettuma, see on väga keeruline, ma ei jõua seda alati. Nagu see, et sa ei mõtle seda, nagu sa ei kujuta asju ette nii, nagu sa tahad, et oleks. Jaa, vaid sa võtad realistlikult ja kui keegi ongi selline sõber, et te korra kuus näete, siis see ongi nii ja kui sa kuidagi selle aktsepteerid, siis see läheb nagu lihtsamaks, aga sa nagu oledki mingi, aga nii ongi. Okei. Milline on sinu ideaalne kohting? Oh my god. Ma ei ole mõelnud selle peale. Okei, ma arvan, ma panen täitsa puusalt. Ma tean, et inimesed ütlevad, et kino pole lahe teit, aga mulle meeldib kinos käia, nii et nagu kui keegi oleks nõus õudukat tulema vaatama, siis nii, et nagu õhtusel ajal õudukas, aga mitte liiga hilja on ju, siis nagu käiksime seda vaatamas ja siis peale seda võiksime kuskile sööma minna, mis oleks ka siuke nagu saaks arutada seda õudukat loodetavasti ja siis, kui oleks hea ilm, siis mulle täiega meeldiks jalutada kuskil mingi vanalinnas või nii, kui halb ilm on, siis võib lihtsalt kodus ka chillida. Või siis vihmavarjuga on ka väga nunnu. No vihmavarjuga on see, et vahepeal sojab sissi ja siis on nõme. Okei. Ilus ilmaga jalutamine. Väga nunnu. Nii, millest sa tahaksid loobuda? Ma natuke mainisin seda ka enne, aga ma panen 2 vastust, aga väga lühidalt. Üks on see, mis ma juba ütlesin ka ja see on see, et nagu ma ei räägiks nii palju teistest inimestest või ma vahel nagu mind ei huvitaks nii väga, mida teised teevad. Ma olen see inimene, kellel, kui ma kellegi teisega olen, siis ükskõik kui nõme seda pole tunnistada, mul meeldib hakata kellestki teisest rääkima, mitte alati halvasti, lihtsalt nagu arutada, mida keegi oma eluga teeb. Et nagu ma arvan, et üks see ja siis teine on teistega võrdlemine, kes minuga samas valdkonnas on näiteks siis nagu sisuloomega. Nagu kõik, nagu ma vaatan teisi sisuloojaid, eriti kui need on Eestist ja eriti kui nad on nagu kas või mingi sina või keegi, ma tunnen. See on loomulik. Ja see on vahel see, et ma olen mingi, nemad teevad või et mul tuleb see pinge, et nemad panevad nii palju sisu välja, et ma pean ka panema. Et see on vahel see, mida ma sooviks, et mul nagu oleks veits vähem või tõmbaks tagasi selle koha pealt. Mis on sinu jaoks oluline väärtus? Nagu elus üldiselt ma siis mõtlen vist või? Vist jah. Ma arvan, et viimasel ajal eriti on minu jaoks tulnud nagu perega aega veetmise nagu väärtus nii palju olulisemaks muutunud, see polnud üldse loogiline lause. Ühesõnaga, mul on oluline veeta palju oma perega aega ja ma kuulsin seda ka Pretty Basicu podcastis, kus nad rääkisid, et on vahe, no mitte ainult perega, nagu sõpradega ka, eriti perega, et nagu on vahe, kui sa mõtled, et huvitav, mida mingi, need, kelle vanemad elavad koos, väga vist ei saa samastuda, aga näiteks mul nagu, kui ma ei ela enam oma emsiga koos, siis on vahe, kas ma mõtlen, huvitav, mida ta teeb või ma kirjutan talle, mida sa teed praegu või mingi, kuidas sul läheb või nii ja see kehtib minu meelest sõpradega ka, et sa vahel mõtled küll huvitav, mida tema teeb, ma loodan, et ta läheb hästi, aga see, et sa kirjutad ka, et sa näitad seda hoolivust teiste inimeste suhtes nagu üles, et see on tegelikult nii väike asi, mis võib muuta kellegi tuju täielikult. Nii et minu jaoks see pere ja sõprade nagu nende väärtustamine on viimasel ajal eriti oluline olnud. Väga sügav. Tore kuulda. Mis on parim kompliment, mis sa oled saanud? Mul ei tule mul on tunne, et on päris mitu olnud, aga kõik komplimendid, mis on seotud sellega, mida ma teen, et nagu, alati on tore, kui keegi ütleb, et sa oled ilus, eks. Aga kui keegi ütleb, et ma ei tea, see video oli väga hästi tehtud või mul meeldib see mõte või nüüd ma tean, tuli vastus meelde. Mul meeldib, kui ma olen inimesega vestelnud, kas mingil nagu, see ei pea olema mingi väga sügav teema, aga mingil nagu teemal ja nad ütlevad, et ma olen nagu arukas või mul on hea mingid lai silmaring. Ja või midagi sellist, et kui ma olen saanud enda mõtteid või arvamust avaldada ja nad nagu seda komplimendivad, see on minu meelest nagu nii palju parem kui mingid väliste omaduste komplimendid. See pole mind nagu sisukana tundma kohe. Ma nõustun. Pole harjunud, et ma räägin sust nii palju rohkem. Täitsa harjumatu. Mulle sobib, sest ma olen nii väsinud, kuna ma tulin just otse reisilt ja ma olen 4 tundi maga. Unrelatable. Millal sa oled kõige rohkem inspireeritud?
siis kui ma olen esiteks välja puhanud sama. ja nagu see on nii oluline asi, siis nagu kui need põhivajadused on täidetud, ehk kui ma olen välja puhanud, kõht on täis, on ju, ja siis kui ma olen nagu sellises faasis, seda on väga raske kirjeldada, aga kus ma nagu vaatan teisi sisuloojaid, aga ma ei ole kellestki otseselt obsessed parasjagu, saad aru? Et ma nagu olen inspireeritud iseendast, seda mul juhtub vahel, et ma vaatan enda vanu näiteks mingeid videoid, mille üle ma väga uhke olen, siis mul tuleb sealt see inspiratsioon, siis see on minu jaoks kõige sellisem nagu algsem inspiratsiooni allika, sest sealt ma tunnen ennast alati kõige produktiivsemana ja kõige paremate ideedega. Ma räägin nii palju kätega, need, kes visuaale vaatavad, vabandust lihtsalt. Kas magus või soolane? Magus. 100%, pole küsimustki. Ma ei saa vastu. Millist laulu võid sa kuulata repeat'i peal või noh, igavesti? Korduse peal. Okei, igavesti on väga... korduse peal nagu. Ja, aga ma ütleks, et Lauv, selline artist, temal on mingid laulud, nagu, ma ei tea, mis seal albumi nimi oli, mingi I Met You When I Was 18, mingi selline album, ja seal on sellised rahulikud laulud, mingi The Other, ja need ingliskeelsed nimed, need ei ole väga vahet, kui ma nüüd ütlen, aga tema laulud on sellised, mida ma iga mõne tagant hakkan jälle uuesti kuulama, sest ma ei tüdine kunagi ära. Nii, mis paneb sind kõige rohkem naeratama? Või teeb päeva rõõmsaks või midagi sellist? Nagu mingi asi, mida sa alati näed või kui midagi juhtub või? Ei, ma arvan, et see on siis, kui... Okei, see on nii mingi cheesy, ma tunnen veits alasti, ma ütlen. Juustune! Aga juustune. Aga siis, kui me oleme perega ja me näiteks... Meil vahel need õhtusöögid nagu meil ei ole mingit rutiini kõik koos süüa, aga vahel meil nagu juhtub, need kõik söövad koos, siis me arutame mingeid teemasid ja siis me hakkame näiteks meenutama, kui me kuskil reisil käisime, kui me midagi koos tegime, see on minu jaoks nii tore. Nagu ma alateadlikult, ma lähen nii heasse tujusse, siis ma lähen pärast nagu ma tuppa olengi mingi, oh my god, ma tunnen ennast nii õnnelikuna. See on nii justune, ma lähen jumal närvi enda peale, aga nii on. Ei saa jätta. Mis on üks asi, mida inimesed sinu kohta ei tea? Ma ei tea, kas see on asi, mida otseselt mitte keegi ei tea mu kohta, aga ma arvan, et võib-olla minu vaatajad ei tea või nagu enamus inimesi ei tea seda, et tegelikult võõraste inimestega suhtlemine tekitab mulle väga palju stressi ja vaata, see on teistsugune, kui see on oletama näiteks pean helistama kuskile mingisse asutusse või kui see on täiesti võõras inimene, siis see on veel okei. Aga ma kardan olukordi, kus ma nagu olen paljude enda vanustega näiteks, keda ma täpselt ei tea, nagu võib-olla ma tean neid natuke, võib-olla nemad teavad mind, aga ma ei tea neid. Minu jaoks tekitab nii hullu stressi, mul hakkab nii kergesti ebamugav sellises olukordades. Ma nagu väga palju sellest ei räägi, aga võib-olla ma olen vahel maininud seda mõnes videos. Mis olukordas sa satud niimoodi? Vaatame, kui ma lähen kellegi sünnipäevale ja ma ei tea kedagi või kui ma olengi kuskil, ma ei tea, sünnipäeval näiteks või mingitel üritustel või midagi sellist. Jep. Nii, kontsad või tossud või sandaalid? Ei, tossud. Juba kui sa ütlesid kontsad, siis ma teadsin, et vastus on ükskõik, mis see teine variant on. Kindlasti mitte kontsad. Okei. Vintage või uus? Mis kategoorias, nagu võtame, ma ei tea, riietuses on uus, see, mis nii-öelda parasjagu trendis on. Aga samas, mul väga võib-olla random asi, aga näiteks videotöötlusel on praegu nagu väga in, kui tehakse nagu vintage stiilis. Väga moes. Kui tehakse vintage stiilis nagu töötlust, see on minu meelest väga lahe. Näiteks seal ma olen nagu rohkem vintage, nii et oleneb täiega valdkonnast. Aga ma miskipärast arvan, et seal riietust mõeldud äkki. Ei, siin on üldiselt lihtsalt. Ai, no ikka pigem uus. Ma olen pigem siuke uudne inimene, ütleks nii. Mis on 3 asja, ilma milleta sa ei saa elada? Ütle mina. Okei, vabandust, ma ei ole asi, võtan tagasi. See päästis praegu, nii ma ei pea siit ütlema. Aga ma ei taha seda tunnistada, aga ma arvan, et mu telefon on üks asi, sest parasjagu isegi praktilistel põhjustel, see on lihtsalt nii oluline. Ma ei tea nüüd, kas ma saan nagu programme, ala mingi YouTube ega siin nimetada. Sest YouTube, ma veedan seal vaadates nii palju aega, see on nii... Oota, nüüd ma hakkan mõtlema, et mul on mingi peresõbrad ka ju nii. Aga mõtle, et sul on telefonis juba nagu nii YouTube olemas. Esimene on kindlasti telefon, siis teine, ma panen üldiseks teiseks kõik mu lähedased inimesed, mu sõbrad ja pere, see on nagu minu jaoks nii meeletult oluline. Nii et ma siiski lähen sinna alla. Ja, sa siiski lähed sinna alla. Sa pole asi, aga sa siiski lähed sinna alla. Ja 3, issand jumal, ma isegi just...
see tuleb nii lambist praegu, aga silmaklapid, sest ma ei saa ilma nendeta magada. Sa magad nagu kodus öösel silmaklapid. Okay, aga sul läheb tuba nii pimedaks. Ja ei, asi pole pimeduses, asi pole valguses, asi on selles, see kõlab nagu ma peaks arsti juurde minema. Aga kui ma on stressirohke päev on ja ma panen silmad kinni, siis need ei püsi kinni, vaid need hakkavad värisema ja surisema. Ja see on see, mul on vaja midagi, mis hoiaks mu silmad kinni. Kui mu silmaklappe polnud, siis ma hoidsin mu silme kinni, et magama, et kui raske. Magama, et kui sa pead käsi silme ees hoidma. Sa oleks lihtsalt pidanud tegema maski ja panema need kurgid ka peale. Ei, ka päriselt, sellepärast, et ma hakkasin nagu üks öö, ma kuulsin kuskilt, et nagu kui sul on ripsmed, või no kõigil on ripsmed, aga nagu see võib su ripsmeid rohkem otse lükata, siis ma proovisin üks öö ilma ja ma ei suutnud enam. Nii et ma tegelikult peaks hakkama vaikselt seda välja juurima, sest vahel on see, ma olen kellelgi ööseks ja siis ma nagu võtan sale oma silmaklapid kaasa, aga siis ma ei jõua neid hommikul ära võtta, siis ma magan hommikuni välja nendega. See on see, et nagu ma kardan, et keegi näeb ja siis see on piinlik, nii et noh. See on täiesti okei asi, miks sa selle pärast... Sa oled jumala šukk ära valeta. Ei, nagu selles mõttes, ta ei ole imelik, et sa endale magad. Ma mõtlesin, et mis see põhjendus on. Ei, sest silmad surisevad. Ja, ei, nagu see on fine, nagu see on täiesti okei. Nagu peaks mingi perearsti vastu tulema. Ei, nii. Kas aknaäärne iste või see koridoripoolne iste? Aknaäärne, 100%. Milline on sinu praegune teleka karakter või võib-olla nagu mingi sarja karakter või millest sa oled sõltuvuses? Või mingi filmi karakter või? Keegi, kellest ma olen obsessed, mitte kes ma tahan olla või? Ja kellest sa oled lihtsalt sõltuvuses, jah? Mingi karakter? Okei. Mitte, et sa tahad ta ise olla, vaid nagu see, et sul hullult meeldib ta karakter või nii? Kuskil sarjas või filmis või? Ma vaatasin Luciferi päris pikalt ja sealt mul meeldis see nagu, kui keegi on seda vaadanud, siis mitte Lucifer, aga see detektiiv, nagu see detektiiv, jah, eesti keeles, mitte detektiiv. Tema karakter meeldis mulle täiega. Ma ei mäleta, mis ta nimi on. Oota, Chloe Decker. Väga põnev. Ma ei ole näinud ega kuulnud midagi sellest. No kõik, kes Lucifer on, ta on nagu süge hästi korrapärane detektiiv, selline nagu ma natuke tundsin krimi? Ja. Kas ta on Netflixis või? Jaa. Aga ta on päris ulme ka, nii et ma ei oska soovitada. Päris palju neid Netflixi sarja soovitusi tuleb. Jaa, tuleb. Nii, kas pits või nahk? Nahk, mitte pits. Ma ei ole siin näinud kunagi ja mingi pitsi kandmas. Jaa, aga samas nahkaga. Mis on kõige seiklusrikkam, seiklusrohkem asi, mis sa teinud oled? Ma ei tea, mis õige sõna. Seiklusrikkam vist. Ma pakuks see tandemhüpe. Oh my god, ma unustasin täiesti ära, jaa. No, põhimõtteliselt käisin langevarju küppamas, aga koos instruktoriga. Ei, nagu sest kui ma ütlen inimestele tandemhüpe, nad reeglina ei saa aru, aga see on nagu langevarju hüpe koos instruktoriga. Ma olin mingi 13, ma hakkasin ükspäev mõtlema selle peale, ma olin mingi, ma ei tea isegi, kas ma nüüd julgeks enam uuesti. Okei, arvatavasti julgeks, kui ma läheks mingi kellegagi koos. Aga nagu ma mõtlen, ma olin nii väike, kui ma käisin, aga see on ikka veel nii lahe ja kord tuleb meelde, siis hakkab täitsa. Me täitsa uskumatu, et sa hüppasid. Ma tean, ma ei ole üldse siuke inimene, kes meil siukest teiks, aga lihtsalt üks päev käis klikk ja ma olin mingi, tead, issi ma tahaks minna, siis me panime aja, issi ma läksin. Päris hull. Nüüd on mingi 3 aastat sellest möödas vist. Me oleme jõudnud 21. küsimuse juurde. Kuidas sa iseloomustaksid ennast 3 sõnaga? Okei, kohusetundlik, ma panen lihtsalt sõnad, mis pähe tulevad. Sihikindel ja kas eneseanalüüsiv on omadussõna? Analüüsiv. Ja, analüüsiv üldiselt, mitte ainult enese, vaid kõige osas. Väga. Päris hästi tulevad mul praegu need vastused, ma vaatan. Jaa. Mis on sinu praegune lemmikriidese, mida sa omad? Pintsak ja veel kord pintsak. Eriti ruuduline pintsak. Ja minu meelest see on Bershkast pärit, see on ruuduline pintsak, see on mul lihtsalt kõige lemmikum asi üldse. Ma kannaks iga päev, kui see oleks aktsepteeritav. Koolis või? Ei, koolis ma ei saa kanda seda. Ma mõtlengi, et kui see oleks koolis aktsepteeritav. Jaa, käiksin. Ma otsin viimasel ajal nahast pintsakut, nii et kui keegi teab, kust nahast pintsakut leida musta. Kust nahast, eks ju? Ja, ikka. Siis palun kommenteerige. Ma loen ja siis äkki saan endale kuskilt. Ma ei olegi mõelnud selle peale. Nii, nagu et nahast pintsakut ma ei ole näinud. Ma nägin, et Kim Kardashian kandis ühes enda seal osas ja siis ma olin mingi, et ma pean saama selle. Nii, milline on selline must have või nagu, et peab olema riideese, mis igal ühel võiks olla? Jälle pintsak. Okei, pintsak ei ole, sa pead olema kindlasti stiiliga, et olla pintsaku inimene. Aga ma arvan, et üks suur, mugav, oversized, ma ei tea, kuidas eesti keeles on, liiga suur. Paar numbrit liiga suur pusa.
jaa. No värv pole tegelikult oluline, aga must on siuke hea värv näiteks. Mul on praegu ka selles siuke väga pehme seest, siuke eriti mugav, siuke sossu. Ja. Nii. Mis inspireerib sind praegu sinu elus? No mis inspireerib? No osaliselt inspireerin ma iseennast kõige rohkem, sest siis on mängus see, et ma üritan nagu nii-öelda mõistlen iseendaga, üritan parim versioon iseendast olla, aga samal ajal vaatan ma ka päris palju nagu mingeid sisuloojaid, kes mind alati inspireerivad, aga ma ikkagi ütleks, et mina ise ja minu nagu sisu, mida ma olen varem teinud, sest siis ma nagu näen täpselt, kuhu suunas ma nagu saan areneda. Ja. Nii. Mis on parim nõu, mis sa oled kunagi saanud? Siuke küsimus oli juba ju korra. Ei ole. Okay, no nagu keegi teine on vaata sulle midagi öelnud. Või nõuanne või mingi kõik nõuanded, kõige parem. Oot. Kusjuures ma saan praegu täiega haridustaset näidata. Ma hetkel loen sellist raamatut nagu The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Sa oled kas ta lugenud, eks? Ma olen poole peal. Aga seal seletas lahti nagu, ma ise mõtlen, et kuidas ma küll selle pole tulnud, aga ju ma ei olnud seda nii-öelda selles sõnastuses lugenud. Aga see raamat seletas lahti, kuidas kogu elu koosneb nagu probleemidest. Ja ta räägib sellest, kuidas see happiness või õnnelikkus, mida me kogu aeg tahame alateadlikult saavutada, et see just kui meie peas on nagu nii-öelda see probleemideta või et ma tahaks juba, et ma saaks lihtsalt probleemid nagu mitte millegi peale mõelda, et mul oleks kõik nagu roos, poleks probleeme. Ja siis ta nagu kogu see raamat nagu suur osa sellest seletab lahti, kuidas kogu elu on probleem teise probleemi järel, nii et sina pead valima nagu mitte, et mis teeb sind õnnelikuks, vaid mille nimel sa oled nõus pingutama ja kuidas need sõnad eesti keeles on, nagu kannatama ja nagu vaeva nägema. Milliste probleemidega sa oled nagu nõus tegelema? Ja nagu ta lihtsalt kuidagi seletas väga hästi välja seda, kuidas see ei ole see, et nagu mingi otsus toob sulle vähem probleeme, vaid lihtsalt need probleemid muutuvad. Ja siis see kuidagi, ma just parasjagu õppisin siis arvestusteks ka ja siis ma saingi aru, et nagu ma ei tohiks mõelda, nagu, et ma ootan vaheaega nii hullult või no ilmselt ma ootan seda, aga ma pigem hakkasin mõtlema nii-öelda suuremalt nagu üldse mu mingi gümnaasiumi aastatele ja nii, et ürita seda nautida, et praegu sa tegeled nagu kooliasjadega, et sa ei pea veel mingite täiskohaga tööasjadega tegelema, et see kuidagi tegi mind nagu rahulikumaks või kuidagi mul hakkas kergem olla, see minu meelest, ma olen nii rõõmus, et ma selle raamatu ette võtsin, soovitan kõigile. Muutis perspektiivi. Täiega. Mis on siis üks imelik asi, mis sind häirib inglise keeles pet peeve? Pet peeve. Või siuke veider mingi komme või harjumus? Veider komme. Või see on mingi heli, hääl, mis iganes. Oota, ma pean mõtlema, mul on raudselt mingi, mis Varbad? Kunagi ei mitte otseselt, need on lihtsalt veidi häirivad, aga ma kunagi hoidsin isegi listi oma telos, et nagu pet peevedega, ma vist kustutasin ära selle, aga ma arvan, et see, kui no nüüd mu pea on lihtsalt tühi. See, kui inimesed ei tee, nii, ma sõnastan paremini. Ma arvan, et üks mu pet peevedest on see, kui on näiteks rühmatöö või mingisugune projekt, kus inimestel justkui peaks olema võrdne vastutus, et nagu nad tahavad võrdseid õigusi, aga nad pole nõus panema sisse võrdselt tööd. Et nagu kui ma panen inimesi utsitama, et nad oma ülesandeid teeksid. See pole nagu, ei kõla väga väikse asjana, aga see on nagu asi, mis meid korduvalt erinevates olukordades pidevalt häirib lihtsalt. Jaa, ma arvan, see häirib kõiki. Jah. Teemantid või pärlid? Teemantid? Ma isegi... Ma paneks siia taustaks selle laulu, vaata see. Taimad sorg. Sa vist on kvaut. Ja see on kvaut. Ma tahaks mõtled, et ma tean sõnu, aga ma ei tea laulu. Piinlik, vabandust. Me tõstame veits tempot ja ma nii palju ei põhjenda igat küsimust, vaid pigem vastan, kui on siuksed 1 või 2 küsimused. Mis on esimene asi, mida sa märkad, kui sa kohtad kedagi uut? Välimus. Aga kas peab spetsiifilisemalt ka või? Ma ei tea, oskad su öelda. Välimus ja silmad ja siis soeng. Mis on üks asi, mida sa kahetsed? Või tegelikult kõige suurem asi, mida sa kahetsed? Ma ka ei taha midagi kahetseda üldiselt. Ma tean, et sa elad ka selle mõttetere järgi, et ära kahetse midagi. Ma arvan, et iga kogemus nagu kujundab mind selleks, kes ma olen. Aga kui ma pean midagi välja tooma, siis see on siis, kui mõne kooli asja pärast ma olen liiga palju stressanud. Mis muusika võib-olla stiili sa siis praegu kõige rohkem kuulad? Või kui sa oskad öelda nagu mingit kindlamat laula või albumit või mis muusikat sa viimasel kõige rohkem kuulad? Siukest pop-räppi.
nagu näiteks Post Malone'i uus album, aga samas ikkagi sellised rahulikke ka, näiteks Lauvi uus album. Okay. Ma ei kuula žanreid, ma kuulan artiste. Mis on su lemmik lauamäng? Lauamäng? See võib ka mingi kaardimäng olla. Kaardimäng. Oot, mis selle mängu nimi on, kus on võlukaardid? Hiina turakas? Ei, Uno. Ei, mitte Uno. Hiina turakat. Ma pole kunagi elus mänginud ja mul väga ei meeldi. Hiina turakat. Jah, see on see, kus on need 2 ja 7 ja 8. Ja see on. Ei, oot, teine vastus veel. Kent, kaardimäng Kent. Mine, kõige lemmikum mäng üldse lihtsalt. Mul nii hea märguanne seal lihtsalt, ei kujuta ettegi. Nii. Mis on mingi asi, mida sul on piinlik tunnistada, et sa naudid? Inglise keeles siis guilty pleasure. Ma ei tea, kui piinlik mul seda tunnistada on, aga kuna ma ei oska laulda, vaata muidu on see, et singing in the shower laulad dušil, aga kuna ma ei oska laulda, siis ma tantsin duši all. Nagu meil on see, et... sa kuule muusikat, eks siis tantsid? Ei tead, ma tantsin vaikuses. Miks ma tantsin ülitihti vaikuses? Ai, sorry. Ei, ma kuulan ikka muusikat. Mul peab olema mingi vibe. Ma kuulan nagu mingi throwback laul alati, kui ma mingi pesu. Tagasiviske laule? Kogu aeg. Ma käin koos oma telefoniga pesemas, see on ka päris piinlik tunnistada. Nagu meil on see riiul. Ei, mul on nagu riiul. Mul on veekindel kõlar ja ma käin oma kõlariga. Oh my god, peaks ka hankima selle. Jaa. Nii, millist raamatut sa kõige viimasena lugesid? No sa vist just mainisid. The Subtle Art of Not Giving a Fuck. See on eks ju see Mark Manson. Jep, täpselt. Nii, mida sa praegu loed? No seda sama raamatut. Aga sa võib midagi muud ka olla, kui sul on mingi ajakiri või mingi artikkel või nagu otsa midagi uut lisada? Ei, väga ei ole. Okay. Kuidas sa alustad enda hommikut? Nagu hommikurutiin? Ma ei taha tunnistada seda, aga esimese sõna ma lähen oma telefoni. Mul vahel päris tihti see on mingid sõprade emergency'd, et on vaja vastata või nii on ju. Ja siis sõprade hädaolukorrad. Ja siis ma üritan seal vastata ja vaatan, mida keegi teinud on. Ja no siis ma lähen muidugi sööma esimese asjana. Ai, oota, kooli hommikutel ma sööma hambaid ei pese või midagi või? Okei, noh, vaata, täitsa oleneb asjast. Muidu ma olen harjunud alati asjana sööma, sest nagu mul lihtsalt on kõhtitühi. Aga kooli hommikutel ma ikka teen kõik asjad ära, ärkan, pesen hambad, panen riidesse, panen asjad kokku, söön, lähen ära. Mul tekkis muideks siia vahele siuke mõte, et sul kasutad päris tihti ingliskeelseid sõnu, et meie produtsent Bright võiks hankida järgmiseks korraks meile ühe punase nupu, mis teeb seda beep häält ja siis ta kogu aeg vajutab seda iga kord, kui sa ingliskeelse sõna ütled, selleks, et see nagu, siis hakkab nii palju närvidele käima, et sa ei ütle enam neid sõnu. Suurepärane idee. Probleem on see, et kui ma hakkan liiga palju ette mõtlema, et ma ei ütleks ingliskeelse sõnu, siis ma lähen pingesse. Sul kaob mõte ära, jah? Jaa, aga siis, kui ma panen nagu niimoodi vabalt... Muidu on see, et me räägime kahes keeles, me ütleme inglise keeles, tõlgime kohe eesti keelde, siis kõik on topelt. Ja. Ma üritan ennast parandada, kallis Victoria. Ma tänan, musi. Ja kallid kuulajad. Okei. Mis on su lemmik püha? Halloween ja jõulud. Halloween lihtsalt tegelikult ei ole väga Eesti oma. Aga usas on nii, et läheb arvesse küll. Okei. Kui sa saaksid... vahetada enda garderoobi kellegi vastu, nagu millise inimese või millise naise või kelle garderoobis tahaksid kasutada? Okei, see kõlab väga klišeelt, aga minu meelest Kim Kardashianil on väga ägedad nagu need mingi easy collectionid ja kollektsioonid, vabandust. Nagu tema see street style, tema tänavastiil, ma ütlen lihtsalt kõike topelt, tema nagu mingid natuke sükest vintage nagu vibe'iga, mingid kindlad riietused on minu jaoks nii vinged. Nagu ma ütleks mingi Kylie Jenner, aga ta riided mingi ei läheks selga mulle, mul on siuke tunne. Ja ta ei ole väga mu stiilis ka. Ja see on pigem stiil, mitte nagu suurus. Ja, okei. No Kim Kardashiani easy kollektsioon. Aga samas nagu siis mul tulevad mingi Gossip Girli momentid pähe ja siis ma mõtlen, et okei, äkki ma ikka tahaks kellegi pintsakut laenud, aga Kim Kardashian on nahast pintsak, nii et mul sobib. Nii, kui sa saaksid kellegiga vahetada üheks päevaks koha, siis kellega? Kris Jenner. Ma ei ole ausalt obsessed Kardashianidest. Ausalt ei ole? Ei, ega kuula, ma olen viimasel vaadanud nende sarja ja mõtle selle peale, kui... Okei, oota, tegelt? Mõtlen. Ma pean korra mõtlema, kas ma ikka tahan olla Kris Jenner. Ma tahaks teada, kui palju võtab, nagu millega tema päev välja näeb. Nagu tahaks näha tema kõige kiiremat päeva üldse või kellegi Kardashianidest. Seepärast, et see, nagu ma tahaks teada, palju ta nagu selles nende reality show, kuidas eesti keeles on. Reaalne telesari. No nende reality show, te saate aru küll, mida ma mõtlen, on ju. Et palju ta seal selle... Tõsielusari. Palju ta seal nende tõsielusarjas nagu ettevalmistusi teeb, kuidas kõik välja näeb. Oh my god, ma tahaks tema olla üheks päevaks.
No ta on piinlik, et miga vastus Kardashian on, ärge kurjad olge. Mis on üks asi, mida sa oled alati tahtnud teha, aga sa kardad liiga väga? Oi. Kutsuda keegi kohtingule. Okei, muud. Ma pakuks sulle. See ei käi minu kohta. Ma ei saa öelda, et ma pole seda kunagi teinud, aga see tuleb väga raskelt. Nii et kui keegi seda kuuleb, et ma olen seda teinud, siis... Olgu uhked. Vist. Tooge šokolaadimedal. Nüüd ma kahetsen, et ma seda ütlesin. Miks minu arust ülipalju, et nagu inimesed samastuksid sellega? Okei. Ma loodan, et siis üks inimene ei kuula, aga see on okei. Ma olen suht kindel, et ei kuula. Kui kuulab, see on piinlik. Jätkame. Mis on üks asi, mida sa oleksid tahtnud teada vanuses, no siin on pandud 19, see isegi pole üle. Ma panen äkki mingi... Kui ma olin nii-öelda noorem. Mingi 10. Vaata, keeruline asi on sellega, et kui ma ütleks midagi 10-aastasele, midagi nii-öelda elutõde või nii, siis ma kardan, et ta ei... ei, aga mitte üleüldiselt, vaid sulle, mida sina konkreetselt nagu, mis oleks sind aidanud, kui keegi oleks sulle umbes mingi mingi mõtte öelnud? Ma arvan, et kui ma saaksin öelda mingi 10, võtame siis, kui nii-öelda see teismeiga hakkas, mingi 12, nagu siis, kui ma YouTube alustasin, siis seda, et teiste inimeste arvamus päriselt ei ole nii oluline. Ja päriselt ka teistele läheb sinu elu tegelikult nii vähe korda ja kõigil on enda probleemid, millega nad nagu tegelevad. See on siuke tiip, aga väga tõsi minu meelest. Välja arvatud su rahakott ja telefon, mis on need paar kõige olulisemat asja, mis sul käekotis peavad olema? Veepudel ja huulepalsam, ma arvan. No tegelikult võtmed ka, aga need ei lähe arvesse vist, mul on siuke tunne. Nagu võtmed on niikuinii kõigil päevad olema, aga huulepalsam ja veepudel mul on selline tunne. Tegelikult šokolaad ka. Vahel see tühi kõht hitib nagu väga hullult. Kas nagu mingi pähklid või batooni oleks vähe tervislikum variant? Ei, muidu ei mõju piisavalt nagu. Kui sa ei oleks praegu, no nimetame siis nii-öelda YouTuber, et see on sinu karjäär, kui sa ei teeks YouTube'i, mida sa teeksid? Kuna ma olen alles koolis, siis ma arvan, et ma käiks koolis, aga oletame nüüd, et ma olen koolist väljas ja ma olen YouTuber, siis ma arvan, et ma õpiksin midagi telealal siiski ja ma teeks midagi sarnast. Vaata, nagu mitte filmindus, vaid pigem just tele või? Televisioon. Ja mitte otseselt nagu, ma arvan, et midagi, mis on seotud mingite telesarjade mingi produtseerimisega või kas või mingi reporter olla või ma õpiks midagi sinna kanti, mul on selline tunne. Põnev. Ja. Mis on midagi, mida sa ei saa teha või ei oska teha? Laulda. Ma tahaks nii väga osata laulda, te ei kujuta ettegi lihtsalt. Kus oli su parim puhkus? See ei pea olema ülieksootiline. Ei, ma arvan, et minu ideaalpuhkus isegi poleks väga eksootiline. Ei, see pole ideaalse, nagu mis on siiani olnud? Siiani olnud, näiteks me käisime eelmine oktoober mu kasuemaga Tšehhis, Prahas. Ja see oli väga lahe. See oli nii teistmoodi, see oli süke rahulik, aga samas me ikkagi iga päev tegime midagi ja mulle hullult meeldis nagu. Väga. Ja sain puhata ka, mitte väga, aga natuke. See oli süke aktiivne puhkus, aga mõte puhkas. Mis on üks linn, kuhu sa oled alati tahtnud reisida? Los Angeles. Lihtsalt kogemuse et kõiki neid kuulsusi näha? Ja aga nagu lihtsalt kogemuse pärast. Nagu ma tahaks lihtsalt teada, mis tunne see on seal olla. Nagu see ei ole mind üldse see USA, ta ei tõmba mind nii väga, aga ma tahaks nagu reisil käia nagu kogemuse pärast seal, see oleks minu meelest nii vinge. Mul on ka see, et ma liiga väga ei tahaks seal elada, vaid pigem see, et aeg-ajalt käia reisil lihtsalt. Lihtsalt nagu näha ja shopata ja oodata, et ma toolan Twinsi kuskil tänavapal kohta. Mis on mingi asi, millega sa alati reisid, nagu ka mingi asi, mis sul kindlasti kaasas olema? No mu kaamera ilmselgelt, et ma ikka saaks vlogida ja pildistada. Ja silmaklapid. Jah, kaamera ja silmaklapid, 2 olulist asja. Lemmiktoit? Solane toit siis, jah? Ei, ükskõik. No aga ei, ma ei saa magus öelda. Pasta. Ei, aga no sa võid magustoidu ka öelda. No. Oota, never mind. Järgmine küsimus on, mis sul on selle mingi magustoid. Näiteks šokolaadibraunid ja näiteks jäätis ja väga maitsevad mulle ka smootid, aga see pole vist väga magustoid. Ja no õunakook. Wow. Lemmik snäkk? Ja, banaan.
maapähklivõiga. Mul nüüd õunaga rohkem, ta on mahlasem. Banaaniga läheb natuke liiga läägeks. Mõlemad on head, aga kõik, õunaga on natuke parem. Mu isa teeb kogu nalja üle, et ma teeks nagu mingit toitumiskava, et ma oma banaani sinna peanut butteri sisse, maapähklivõi sisse kastan, et see näeb nii mingi 2019 välja. Praegu ongi 2019. No ongi nagu, et see on nii nagu mu isa ütleb, et see on toidu reostamine. Kuidas see reostamine? Või nagu kuidagi see, et sa topid nii palju asju, mul on see vahel pannud näiteks tumedat šokolaadi või mingid pähkleid peale, siis ta ütleb, et liiga palju maitset pannakse kokku ja nii ei käi. Nagu... Küll meil on veidrad isad. Ja ma ei saa aru, miks see ka konkreetsel snäkil nagu midagi neil selle vastu on. Ja. Nii, milline film on sind nutma ajanud? Mis selle filmi nimi on? Midnight Sun, keskööpäike. Seal mängib Bella Thorne. Mängib ikka või? Ja, mängib. Ja siis see, mis žanr see on? Ja siis see Patrick Schwarzenegger. Schwarzenegger või? Ja, vist küll. Ma ei oska seda nimetada. Okay. Aga nagu mis... ta on nagu natuke romantikat, natuke traagikat. Siuke nagu... Romantiline draama? Jep, romantiline draama. Oodad, me võtame korraks pausi, ma kirjutan endale üles selle filmist, ma otsin kogu aeg filmisoovitusi. Nii, mis on sinu viimase 5 aasta lemmikfilm? Oli see nii raske valik. Või no viimase aja mingi lemmikfilm üldse? Probleem on selles, et ma käin vaatamas nii palju filme kogu aeg. Pooled filmid lähevad mul lihtsalt peast ära, isegi kui need mulle väga meeldivad. Aga Sama. No okei, proovime, ma võtan 2 väga erineva žanri filmi, et oleks nagu võib-olla soovitusi kõigile. Kui võtame nüüd siukse romantilise draama, siuksed nagu minu jaoks nagu on õudukad ja siis on kõik muud filmid. Nende kõikide muude filmide seast, näiteks hiljuti käisin vaatamas ma Ükssarvikut, mis mulle väga meeldis, soovitan täiega. Siis kurbadest filmidest oli veel 5 Feet Apart, kus mängib see Cole Sprouse või kuidas hääldate? Ma ei tea nime. Riverdale'is mängib ka hästi ilus poiss. See oli ka nii kurb film, et ma nutsi kinos nii nagu endal hakkas hästi piinlik on ju. Ja siis õudukatest mulle tegelikult meeldisid IT mõlemad osad ka. Ma tean, et paljud arvad, et need polnud head. Mina arvan, et need olid päris talutavad ja isegi väga head nagu. Päris talutavad? Ehk lemmikud või? Jaa, ikka suht lemmikud. Mulle ikka päris meeldisid, aga asi on selles, et ma vaatan nii palju õudukaid, et ma ei suudaks valida nagu lemmikut. Ma ütlen need, mis mul on nagu meelde jäänud. Nii, et näiteks IT. Selge. Raudselt tuleb pärast midagi palju paremat meelde, siis ma kahetsen, aga pole hullu. Mis on mingi talent, mis sa tahad, et sul oleks? Okei, laulmine ma juba ütlesin, nii et ma tahaksin väga hästi tantsida. Ma nagu käin tantsimas, aga ma tahaks nagu kõrgtasemel osata tantsida. Nagu nii, et ma lihtsalt kogu aeg paneksin. Mis on sul lemmik trenn? Ma olen väga jõusaali inimene selles mõttes, et rühmatreeningud mulle meeldivad, aga mitte väga, nii et ma ütleksin nagu jõusaal ja pigem mitte nii-öelda see, kuidas eesti keeles on, nagu mitte kardio vaata, saad aru, et nagu mitte siuke intensiivne treening, vaid pigem siuke jõutreening. Mitte siuke hüppamine ja rasvapõletus, vaid pigem see lihase ehitamine. Jaa. Nii. Milline on su lemmikbänd? Leini. Kirjutatakse L-A-N-Y. Okei. Ei, see on kindlalt, see on lihtsalt nii on. Ma ei ole kuulnud. Päriselt või? Nad on nii head. Äkki ma tean laulu, ma lihtsalt ei tea, et mida nemad, ma ei vaata artiste. Aga see on lihtsalt suurepärane bänd. Soovitan kõigile kuulata. Milline on su lemmik kiirtoidu koha tellimus? McDonaldsis topelt juustuburger, hapukurk, ära võetud väikeste friikate ja suure vaniljäätsikokteiliga. Ma tellin alati samat asja, nii et nagu see pole keeruline küsimus mu jaoks. No see tuli päris ladusalt, seega ma mõistan. Ma olen seda mitu korda öelnud juba. Mis on mingi asi, mida sa ei taha 10 aasta pärast teha? Või nagu mingi amet või mingi... Okei, ma arvan, et ma ei taha töötada nagu kuskil, mis mulle ei meeldi või mis on siuke liigselt rutiinne. Et ma nagu mõistan, et iga töö on keeruline, igas töös tuleb väljakutseid, aga ma absoluutselt ei taha... Praite pilti sealt nurgas, ma olen segatud. Selfie! Smile! Okei, nii, ma tulen küsimusele tagasi. Ma ei taha töötada kuskil rutiinselt ja kellegi alluvuses, kes mulle ei meeldi näiteks. No isiklikult ma tahaks ise enda boss olla, aga kui peaks midagi juhtuma, et ma ikkagi töötan kellegi teise alluvuses, siis ma ei taha, et mu boss oleks nõme. Mis on kõige armsam asi meie planeedil? Väga huvitav küsimus.
on küll, sest ma ei ole otseselt loomainimene, nii et ma ei saa öelda mingi kutsu. See võib ka mingi inimene olla või mingi kuulsus, mis iganes. Ei, ma ei oska ühtegi inimest välja tuua. Ma arvan, et kõige armsam asi. Beebid on päris armsad. Sulle ei meeldi beebid, eks? Ei no, selles mõttes ma ei vihka neid. See on nagu... Ma arvan... See, kuidas sa ütsid, ma ei vihka neid, ütleb juba nii palju selle kohta, kuidas sa vihkad neid. Ma arvan, mul on see, et vaata, kui see ei ole mu enda laps, siis ma ei tunne seda nagu sidet ühegi sellega. See on minu jaoks lihtsalt nagu mingi võõras inimene. Okei, no ma vastan siis oma klišeed vastused. Mingid nunnud koerad, kassid, beebid ja... Okei, järgmine küsimus. Ilustate silmadega poisid. Okei, sama. Muud. Mis on parim asi, mis sel aastal sinuga juhtus? See on nii hea küsimus, aga ma ei tea, kas mul on piisavalt hea vastus selle jaoks. Parim asi, mis see aasta juhtus. Oota, ma ei mäleta enam, mida ma see aasta kõike teinud olen. Ma arvan, et... Siit võib järgmised 5 minutit välja kaotada. Vaata, ma ei oska tuua välja ühte kindlat asja. Aga võta midagi, mis on nagu meelde tuleb mingi suurem highlight. Sest mul on tunne, et see aasta üleüldiselt ma olen nii palju jälle kasvanud, väga klišee. Kindlasti meie aastalõpu episoodis ma räägin sellest. Pane lihtsalt Jutšikide pulma video. Ei, see küll väga nii lahe polnud. Ma olin jumala kole seal. Aga ma arvan, et lihtsalt see... Okei, mis... Ma võtan mingi random vastuse. No näiteks õpilasfirma alustamine on päris lahe. Ma ei ole sellega veel ametlikult lõpuni alustanud, aga mul on tunne, et see on minus avanud selle pintsaku ettevõtliku sellise nagu business äri Maria, ütleme nii. Ma lihtsalt ütlen, et äriinimesed ei võrdu pintsakuga. Ma tean, et ei võrdu. Ma lihtsalt tõin see nagu minu silmis praegu nagu talasele kokku. Nii et ma toon lihtsalt, ma ei ütle, et see absoluutselt kõige parem on, aga ma arvan, et see on üks toredamaid asju. Nii, 16-aastane Maria, mis on su lemmikokteil? Victoria! Sina on küsimus. Okei, ütle mocktail. Ma mingi jäätise kokteil McDonaldsist. Mocktail. Ma isegi ei tea, ma ei ole väga nagu jookide inimene. Saad aru? Nagu tead, osadel on täiega mingi, mul meeldivad need, aga minu jaoks päris paljud joogid on too much. Nagu ma reaalselt vastaksingi jäätise kokteil. Sest ma võtan alati jäätise kokteile lihtsalt. Nii, milline film paneb sind kõige rohkem naerma? Ma ei ole komöödiat inimene, nii et ma nagu väga ei hakka naerma. Minu sketšid. Victoria Villiku sketši, Victoria Villiku peakanal. Tegelikult, oota, mis on sinu kõige parem komöödia? Ma tean, et pole sinu episood, aga äkki kui sina ütled mõne, siis mul tuleb meelde. Ma ei oska öelda niimoodi ka parimalt, mul ei tule need niimoodi. Üks, mis mulle väga meeldis, oli Yes Man. See oli päris naljakas, ma naersin päris korralikult. Ma pole enamikke näinud, paku veel midagi. Ja siis see mingi scary movie, mingi 4. osa või mingi see oli lihtsalt nii humoorikas. Pole näinud. Oota, ma kindlasti suudaks veel mõne. Üks, mida ma vaatasin Netflixist, üks sarvik oli ka tegelikult päris naljakas. Ta polnud otseselt komöödia, aga ta oli päris naljakas. Ta oli ka humoorikalt tehtud, nagu ma naersin päris korralikult. Mis film see Netflixis on, kus issand jumal... Ja Sõbrad, ma see on sari, aga... Jaa, see läheb... Ma naeran päris palju kõva häälega. Mul ei tule meelde selle nimi. Mis seal toimus? Jäin vastuse valgus. Mängib Jennifer Aniston ja siis nad nagu lähevad kuskile mingi laeva peale ja siis nad näevad mingit mõrva pealt. Ma olen näinud seda filmi. Kas ei olnud mingi Murder Mystery? Polnud üldse nii keeruline. Jaa, see on väga hea komöödia, väga soovitaan. Jaa, ma vaatasin seda oma kaaslasega. Päris korralikult. Ma vaatasin ka oma kaaslasega. Meile meeldis. Päris korralikult itsitasin. Okei. Mida sa tavaliselt sööd õhtusöögiks? Sama. Pastat. Me teeme nii tihti pastat, see on nii halb. Mis on sul mingi kindel pasta? Ei, lihtsalt pasta lihaga ja koorega, siuke maisev pasta. Mida sa tavaliselt lõunaks sööd? Aga keeruliselt küsida ma mingi pastat. Ei, tegelikult ma proovin võtta rohkem salateid, aga ma olen pasta inimene, ma ei saa midagi teha. Ma ei saa vastu. Mida sa sööd hommikuks? Putru või omletti. Nagu kogu aeg. Sul on aega teha seda hommikul. Ei, mu isa teeb. Kui sul on privaatne kokkodus. Kui ma enne tegin, kui ma ise tegin, siis ma sõin võikut ja smuutit päris tihti. See oli palju kiirem variant. Mis on sinu lemmikasi maailmas? Mida küsimus? Küsimused. Kas see peab siis mingi materiaalne asi olema? Ei! Ma mingi silmaklapid. Ei, tegelikult nagu... See võib olla mingi asi, mida sulle meeldib teha või mingi asi, mida... Mulle meeldib aega veeta oma kõige lähedasemate inimestega. Lõpeta need juustused asjad, ütle nüüd midagi päris. Ja, aga kui ma ütlen midagi muud, siis mul on tunne, et mul meeldib perega veeta aega rohkem, nii et kas ma siis valetan? See on tegelikult väga armas. No tegelikult ei, ütleme nii, mul meeldib õdukaid vaadata. See on ka päris hea vastus. Nii, mis on su lemmikvärv?
Beebiroosa. mis värvi riideid sa kannad kõige rohkem? Musta, valget ja beebiroosad. Okei. Ei, päriselt, ma isegi ei valeta. Mis on need 3 sõna, millega sa kirjeldaksid elamist Tallinnas? Või elu nagu Tallinnas? Elu Tallinnas, okei, väga huvitav. Ma ütleks, et kiire, sest mul tuleb pähe kohe mingi ummikutes kiirustamine kuskile, aga samas see pole nagu mingi New York, aga see on ikkagi päris kiire võrreldes mingisuguse, ma ei tea, Rapla või mingisuguse väikse kohaga. Kiire, siis tolmune, talvel isegi nagu väga must, nagu mul tulevad ette talvel siuksed nagu lögased tänavad, ma isegi ei tea miks. Ja mis on veel? Kas sul on mingi sõna mõttes või? Ei, lihtsalt ma kirjeldaks nii vastand. Vaikne, rahulik, armas. Aga see oleneb täiega millega sa ma olen võrdled. lihtsalt nii palju reisinud, et ma olen näinud seda nagu suurlinnade melu, kus sul on miljonid Jaa, aga inimesed. vaata, Seega mina minu ei oska sellega võrrelda. võrreldes on Tallinn nii väike ja rahulik ja see, vaata, ma olen USA-s mitu korda käinud ja nagu ja see kogemus, millega ma võrdlen on nagu aga teine. Ma ei oska. Ma ei ütle, et see vale, mis sa ütled. Ei, ma tean, et sa ei ütle, et see vale on. Minu meelest see pole ka vale, aga ma ei suuda kolmandat sõna välja mõelda. Kodune. Kodune on küll, jah. Väga homie. Kas sulle meeldivad üllatused? Ei, oota, meeldivad, kui ma endast teada ei saa, kui need on nii hästi tehtud, et ma päriselt üllatan. Sa oled see psyko, jah? Ja ei, nagu ma lihtsalt... Ma olen kuulnud, et sa iga kord üritad välja uurida. Mind on raske üllatada, sest ma reeglina alati aiman, kui mingi üllatus tuleb. Sest sa lihtsalt nagu lähed nuuskima. Ei, ma ei lähe nuuskima, mul tekib sisetunne. Ja siis sa hakkad nuuskima. No, can't help it. Nii, me oleme 69. küsimuse juures, seega lõpp on lähedal, kannatage veel natukene. Aga kas see küsimus juba ei olnud? Aga võib-olla ma enne episoodi algust küsisin seda. No. Mis on üks asi, mida sa oled õppinud läbi raske õppetunni? Siuksed on juba päris tükki, need on juba päris mitu olnud, mis on seotud õppetundidega, nii et ma üritan ennast mitte korrata. Aga läbi raske õppetunni on väga hea quote on ka minu mõelest. Ütlus, tsitaat, et sind ei... Oota, kuidas see nüüd on? Ma ei oska seda eesti keelde tekida, et keegi ei kritiseeri sind, kes ei ole sinust juba nagu, et kõik, kes sind kritiseerivad, on sinust allpool. Nagu saad aru, kas sa oled inglise keeles kuulnud seda või? Ma ei ole kuulnud, aga ma saan aru, mida sa öelda üritad. Is above you. Ühesõnaga, nagu seotud sellega, et kõik, et nagu ei ole kedagi, kes sind kritiseeriks, kes oleks sinust nagu parem. Saad aru, mida ma mõtlen? Et kõik, kes sind kritiseerivad, on sinust juba allpool või midagi sellist. Nagu seotud sellega, et nagu, kui keegi nagu päriselt ütleb sulle halvasti või kritiseerib sind kui inimest, siis reeglina neil on omad probleemid ja neil on nagu omad asjad, millega nad ei ole lõpuni tegelenud ja see on nii-öelda nende viis nii-öelda need negatiivsed emotsioonid endast välja saada. Olen läbi mitme raske õppetunni seda õppinud. Okei. Väga sügav. Väga korm. Mis on mingi asi, millest sa oled tüdinenud? Või sind häirib või? Mina. Koolirutiin on päris tüdinev ja mingid ained, mis mind väga ei huvita, on päris tüdinevamad. Kelle poole sa pöördud, kui sa oled kurb? Täiega oleneb, mille asja pärast ma kurb olen, aga kas enda mõne lähedasema sõbra või oma isa poole. Vahel ka oma ema, vahel ka mu õe poole. Vahel oma vanaema poole, nii et täitsa oleneb olukorrast. Vahel kogu suguvõsa poole, helistad kõik läbi. Grupikõne. Suguvõsa kokku tulek, häda olukord. Ei, päriselt. Millist trendi sa tahaksid, et ära kaoks? Või milline trend? Milline trend võiks ära kaduda? Mis sulle ei meeldi? Mingi trend? Oh my god, mul ei tule ükski praegune trend pähe. Võib-olla nagu kõik asjad, mis on läbipaistvad. Nagu ma ei tea, miks, aga viimasel ajal on moes nii-öelda need läbipaistvad kotid ja mingid riidetrendid. Sul on endal ka läbipaistev kott. Ma tean, et mul on läbipaistev kott ja mul on neon bluus, aga nagu need on kaks asja, mis nagu minu meelest, kui on mingites olukordades, need näevad kuidagi liiga odavad välja, nagu kui on läbipaistev ja neon koos, siis ta on kuidagi nagu, ta ei näe väga siuke klassi välja või nagu ma ei oska seletada, mulle väga ei meeldi. Nagu ma ütlen, väga ei meeldi, aga ise kannab. Ma ei kanna, mul ei ole ühtegi mingid, nagu mul tulevad pähe siuksed õhuksed läbipaistvad neon, mingi kotid või mingid siuksed asjad, need ei ole väga minu teema.
ja viimane küsimus. Kelleks sa tahtsid saada või mida sa tahtsid teha oma eluga, kui sa olid 12? See on väga huvitav, sest 12 oli täpselt see vanus, 12 lõpus, kui ma alustasin enda YouTube'i kanaliga ja juba mingi aasta aega enne seda ma olin vaadanud YouTube'i nii palju, et mingitel hetkedel ma nagu kujutasin ette, et ma olengi vlogger. Nagu ma nägin just mingit miimi selle kohta, kuidas keegi oli mingi, kas te ka mingi, olete oma kodus üksi ja teesklete, nagu te teeksite mingi YouTube tutorial ja ma teengi seda reaalselt kodus. Ja enne kui ma päriselt YouTube'i tegin, ma ka tegin seda alateadlikult kogu aeg. Nii et ma reaalselt saangi vastata, et ma tahtsin hakata nagu videoid tegema ja enda elu inimestega jagama. Kas oleks nii kahju, kui sa ära lõpetad ja lähed ülikooli? Miks sa arvad, ma ära lõpetan, mees? Sa kavatsed selle kõrvalt edasi teha või? Jaa, ma tahan minna ülikooli, aga ma teen selle tagant edasi ikka. Absoluutselt. Mulle väga ei meeldinud see viimane küsimus, ma võtan ise ühe juurde. Okei, 74 küsimust Mariaga. No. Mis on su lemmik podcast? Lemmik podcast, minu isiklik lemmik podcast, see ei ole üldse kallutatud arvamus, aga minu lemmik podcast on Kirsi Chilli. Kui meeldib vastus. Õige vastus, selle koha peal võime lõpetada. See on õige vastus ja siin ongi hea lõpetada. Seega ma loodan, et teile meeldis see ja kuulajad võiksid öelda, kas järgmine kord, kui me teeme minuga, kas me võtame need täpselt samad küsimused või võtame mingi muu lingi, et on nagu veits teised? Ja, kas natuke erinevad või täpselt sama? Ma arvan, et mingid ikka korduvad, aga võib-olla see on huvitavam. Ja võib-olla me leiame mõne huvitavama lingi. Sest osadele ma juba vastasin ka. Ja, täpselt. Ja kindlasti ootame ka tagasi, et kuidas üldse oli selline teistsugune episood, kas teil oli äge saada Mariat tundma õppida, kas teile ei meeldikski, kui me teeme rohkem neid niisama rääkimist, kus isiklikumate teemadega episood. Personaalsema. Selles mõttes me räägime teistel sügavamatel teemadel ka personaalselt, aga see on võib-olla selline nagu vabam. See on vabam ja kuidagi isegi kui mängulisem. Ja ta läheb tegelikult suht kiirelt ka nagu mingi nõuanneteks ja nii, mis mulle isiklikult, mida mulle meeldib kuulata näiteks. Et andke teada, kuidas oli ja kuidas tahaksite, et oleks järgmine kord. Ja nüüd tõmba ma otsad kokku, sest ma olen nii väsinud, ma olen kohe magama siin. Lõpeta nüüd ikka kõrge energia peal, me loodame, et teil oli tore. Hakkab pöidlad püsti, kui te YouTube'is meie visuaaliga vaadata, siis palun subscribe'ige ja kommenteerige ja muudel podcasti platvormidel kindlasti jälgige meid, jätke meile 5-tärniseid arvustusi koos põhjendustega ning näeme juba järgmisel esmaspäeval kell 7. Sa oled hull. Ma tänan. Tšauki!